10. ja 11. augustil on toimumas Paides iga-aastane arvamusfestival. Reedel 10. augustil külastas arvamusfestivali pea 5000 inimest, mida on vähem kui eelmistel aastatel. Aga mis teemasid siis arvamusfestivalidel arutatakse ja milliseid arvamusi avaldatakse? Näiteks on teema, kas sookvoodid on koledad sookollid? Või näiteks naiste jutud otse voodist. Aina levinumas feminismi valguses väga oluline teema, kas flirtida ka enam ei või. Kas Eesti Haigekassa peaks rahastama aborte? Abort peaks olema inimõigus, lausa niimoodi, sest et sa otsustad otseselt oma tuleviku üle, otseselt oma keha üle ja kuigi te ütlete, et see on juba laps, siis ma vaidlen vastu. Ja kui me räägime lapsest ja mida see tähendab, siis see ei ole lihtsalt mingisugune õnnistus või midagi sellist, vaid tegelikult see on väga suur koorem, eriti nendele inimestele, kes tegelikult kellel ei ole piisavalt raha, või see tähendab seda, et 9 kuud sa oled füüsiliselt väga koormatud ja see tähendab seda, et 18 aastat sa pead seda last üles kasvatama. Et seda konkreetset meedet on vaja nendele, kellel ei ole elus hästi läinud, kes on võib-olla natuke opakad, kes on võib-olla natuke haiged, kellel ei ole peas võib-olla kõik korras ja kellel see seksuaalharidus on kuidagi moodi külgemööda maha voolanud. Minu arust öelda, et abort on nagu lapse tapmine, on väga suur nagu ülehinnang sellele, mis see tegelikult toimub. Või näiteks ütleks, et üks munarakk, kindlasti mitte keegi meist ei tajuks seda kui inimest. Ma ütleks, et ka näiteks kui see rakk jaguneb 8 rakuks, siis see ka endiselt ei ole inimene. Ma tahaks kommenteerida, et kas tõesti tänapäeval gümnaasiumis bioloogias õpetatakse, et elu algus on ainult mingi 1 tüvirakk ja 1-2 rakukest. Ma tuletan meelde, et inimese areng toimub igas tunnis, toimub pooldumine. Ja kui naine teeb abordi otsuse, siis tavaliselt on juba möödas rasedusest 2 kuud kuni 3 kuud. Ja see ei ole mingi rakukene ega tüvirakukene, vaid see on laps, kellel on käed, jalad, pea, süda lööb ja silmaalged ja närvisüsteem töötab. Nüüd on küsimus, kas selle mure lahendab ainult abort või on veel alternatiive? Teisi alternatiive. Kui on abort ainuke lahendus, aga see on ju vabatahtlik otsus, see riik peaks andma ka teisi alternatiive, et meil on ka selliseid kooseluvorme, kus laste sünd ei ole võimalik. Aga ma toon ühe nüansi veel, mis mul enne jäi nimetamata. Tegelikult meie riik tunnistab seda südametunnistuse vabadust, andes gynekoloogidele selle võimaluse mitte teha aborte ja mitte osaleda. See tuleneb seadusest. Järelikult riik tunnistab seda, et me günekoloogia ei sunni seda tegema, kui see käib nende südametunnistuse vastu. Aga täna ta ei võimalda minul mitte osaleda abortide rahastamises. Tegelikult mina tajun, et ma olen süüdi selles, kuigi minu põhimõtted on vastupidised, süüdi selles, et aborte tehakse Eesti riigi raha eest täpselt nii, nagu ma tajun süüd siis, kui ma ostan kohvin, kus on kasutatud laste tööjõudu. Ja see on eetiline küsimus minu jaoks. Ja kui vastata teie küsimusele spetsiifilisemalt, et kas abordist saab nagu luksuskaup, et see on ainult jõukatele võimalik. Ei, need asjad peavad toimima teistmoodi, aga mitte haigekassa raha eest on minu vastus. Teisiti tuleb see korraldada, aga mitte haigekassa ehk siis kõigi maksumaksjate raha eest. Aga ma leidsin raamatu Priit Aimla raamat 73. aastast ning siit oleks tegelikult pakkuda arvamusfestivali jaoks palju huvitavamad ja olulisemad teemad. Nagu näiteks mehisuse proov, paksenemine, väga aktuaalne teema, viimane loeng alkoholi vastu, koondamisele ei, hajameelne naine ja loomulikult hädas teadmistega, nagu siin arvamusfestivalil tõenäoliselt on. Kuidas mändi maha võtta? Eesti metsad, peost pihku ja õhtu pimedas linnajaos. See, kas ja kui palju arvamusfestivalist kasu on ja kas kellelegi need arvamused korda lähevad ja midagi muudavad, on juba igaühe enda otsustada.